õiglane tolmuimeja. Tolmuimeja imes tolmu. Ta imes kapi tagant ja laua alt ja tugitooli tagant ja siis voodi alt. Tillukesed tolmuterad lendasid vuhinal talle suhu. Suured karvased tolmurullid katsusid küll vastu hakata ja urisesid tigedalt, aga tolmuimeja ei kartnud neid. Ta oli väga tugev ja oskas nii vägevasti imeda, et koledad tolmurullid veeresid kuker pallitades algul tolmuimeja voolikusse ja siis kõhtu. Voodi all oli ka üks raamat. Küllap oli keegi selle kogemata sinna pillanud ja pärast ei leidnud enam üles. Tolmuimeja imes raamatu väga ettevaatlikult voodi alt välja, et lehed kortsu ei läheks. Raamat oli avatud ja tolmusel lehel ilutses suur elevandi pilt. See loom on väga minu moodi, mõtles tolmuimeja. Tal on samasugune pikk lont nagu minul ja ümmargune tagumik. Tolmuimejale meeldis elevant väga. Ta imes õrnalt raamatu lehed tolmust puhtaks ja hakkas lugema. Raamat kõneles elevandipojast, kes oli väga uudishimulik. Ta tahtis koledal kombel teada, mida sööb krokodill lõunaks. Et seda teada saada, reisis ta Limpopo jõe äärde. Seal asus krokodilli kodu. Elevandipoeg läks krokodilli juurde ja küsis viisakalt. Vabandage, mida te tavaliselt lõunaks sööte? Aga selle asemel, et ilusasti vastata, haaras krokodill hoopis elevandipojal ninast kinni ja tahtis teda jõkke tirida ning seal ära süüa. Elevandipoeg punnis kõigest jõust vastu ja lõpuks ta pääseski, ainult tema nina venis ilmatu pikaks. Sellest sai lont. Tolmuimeja luges jutu läbi. Tal oli elevandipojast kohutavalt kahju. Vaene laps, vaene väike elevandike. Küll tal võis valus olla, kui see tige krokodill tal hammastega ninast kinni hoidis ja seda venitas. Tolmuimejale ei meeldinud, kui keegi kellelegi haiget tegi. Ta oli väga hea südamega ja eriti meeldisid talle väikesed lapsed. Nende tillukesi mänguasju, mis põrandal vedelesid, ei imenud ta kunagi oma kõhtu. Ei, ta lihtsalt tegi need kenasti tolmust puhtaks ja pani kuhugi sellisesse kohta, kust lapsed need üles leidsid. Aga näed, see kole krokodill tahtis väikese elevandilapse lausa alla neelata. Küll on jälk loom. Tolmuimeja otsustas krokodilli karistada. Ta lõpetas selleks päevaks töö, keris juhtme kokku ja vuras sadamasse. Sadamas seisis suur laev, mis pidi sõitma Aafrikasse. Aga just Aafrikas asubki Limpopo jõgi ja selles jões muda sees lesib kuri krokodill ja varitseb väikeseid ilmsüütuid elevandipoegi. Ja küllap ka teisi loomalapsi. Tema tahaks vist kõik maailma lapsed alla neelata. Tolmuimeja läks laeva peale ja sõitis Aafrikasse. Sadamas veeres ta laevast välja ja kiirustas läbi kõrbe ja läbi džungli, kuni jõudis viimaks sinise Limpopo jõe äärde. Ja ennäe, seal pikutaski ilmatu suur krokodill, krigistas tasakesi hambaid ja jõllitas tigedalt. Krokodill, ütle palun, mida sa lõunaks sööd, küsis tolmuimeja, täpselt nii nagu elevandipoeg. Tule lähemale, tolmuimeja, muigas krokodill. Ma ütlen sulle seda kõrva sisse. Tolmuimeja veereski lähemale. Aga krokodill polnud aastate jooksul põrmugi paremaks muutunud. Ta oli ikka sama salakaval ja õel. Ta haaras oma hirmu äratavate lõugadega tolmuimejal voolikust kinni ja urises. Täna söön ma lõunaks ühe rumalat tolmuimeja. Ah, nii, hüüdis tolmuimeja, seda sa veel kahetsed. Ta hakkas mühinal imema. Kõigepealt imes ta krokodilli seest välja hambad, siis keele ja lõpuks kondid kah. Krokodill jäi täitsa tühjaks ja vajus sisinal kokku. Paras sulle, ütles tolmuimeja. See on selle eest, et sa elevandipoega kiusasid. Elevandid on tolmuimejate moodi ja mina ei luba neile liiga teha.
Tühja krokodilli võttis tolmuimeja koju kaasa ning kinkis lastele. Need puhusid krokodilli õhku täis ja käivad temaga nüüd suvel meres ujumas. Ning talvel lähevad koos temaga vanni. Õhku täis puhutud krokodill on ju täitsa ohutu ega saa enam kellegi ninast kinni võtta.